Kas on vaja elada kõrbes selleks, et kohtuda Jumalaga? Kindlasti mitte. Isegi vastupidi, me väga tihti räägime sellest, et on äärmiselt tähtis leida Jumala meie eluolukordades, seal, kus me elame, seal, kus me töötame, tegutseme, kus me räägime teiste inimestega. Seal on vaja leida, otsida ja leida Jumalat. Aga miks siiski Risti Johannes, eremiitid, mõned teised pühakud püüdsid leida Jumala just kõrbes? No eelkõige arvatavasti sellepärast, et seal, kus nad elasid, kus me elame, on väga palju lärmi. Ei saa lihtsalt rääkida Jumalaga. Peab olema teatud vaikus. Ja muidugi me tahame otsida, aga siiski alati on midagi, mis on meie jaoks takistuseks meie teel Jumala juurde. Nende inimeste juurde, kes otsisid Jumalat, kes läksid kõrvasse. See on esimene asi, aga mitte alati. Ja muidugi selle kohta ma võin öelda võib-olla veel, mis on veel tähtsam. Kui me oleme kodus, kui me elame tavalises olukorras, siis meie kõrval on väga palju erinevaid asju, millega me oleme harjunud. Me peame tegelema nendega. Me ei saa elada ilma nendeta. Ja aeg-ajalt isegi mina tunnen, et kui tekib mul soov vaadata mingi vaimsed videod, mulle väga meeldivad erinevad mõtisklused, siis aeg-ajalt ma tahan, et minu käes oleks mingi kohv, ma midagi teeksin sel samal ajal. Ma ei saa nii lihtsalt vaadata seda videot, nautida, mõtiskleda selle üle, mis oli selles videos. Ma pean midagi tegema, juua kohvi. Ja teine asi. Ma mäletan, kui kord juba mitu aastat tagasi ühe noortegrupiga me oleme Prantsusmaal TTZ-s ja noortele väga meeldis see reis. Nad osalesid valvetes, nad tahtsid osaleda mõtisklustes ja viimasel päeval TZ-s me rääkisime, kas me võime midagi teha siin Eestis, kui tuleme tagasi. Ja mäletan, kuidas üks tüdruk ütles, kui me tuleme tagasi, siis ei ole niisugust olukorda. Me oleme kohal, me hakkame tegelema oma asjadega ja me täiesti unustame Jumalat. Vot see on ka väga suur oht, kui ma olen kohal, kus mul on nii palju erinevaid asju, siis ma unustan Jumalat. Veel üks asi, võib-olla viimane. Inimene, kes ei suuda loobuda mõnedes asjades selleks, et olla koos Jumalaga, näiteks nagu Risti Johannes loobus kõikidest nendes asjades ja läks kõrvasse. Kui mina ei suuda loobuda vähemalt mõnedes asjadest, ei suuda pingutada, see tähendab, et võib ju olla, ma ei kohtu Jumalaga, sellepärast et need asjad, mis on minu jaoks nii tähtsad, on tähtsam kui Jumal. Selleks, et proovida ja püüda kohtuda Jumalaga, ma pean loobuma mõnedes asjadest. Sellest mugavusest, milles ma elan. Muidugi, mitte alati meie tingimused on väga mugavad, aga isegi sellest, millest ma elan, loobuda ja teha seda, mida ma eriti võib-olla ei taha teha, aga see on kasulik. Mõtisklen selle üle, kas me oleme valmis loobuma mõnedes asjadest, selleks, et kohtuda Jumalaga, et Jumal oleks meie issand.